Täna oli väga selline huvitav seik raamatupidajate foorumis, et küsitigi, et kellel juba siis taimed närtsivad, kes pole nädalaid söönud ega tube koristanud ja nii edasi. Et ikka väga tihti tulevad need viimase hetke päringud. Kas sa saaksid nüüd ruttu ära teha ja ikkagi raamatupidajana siis proovid ja teed. Aga sellepärast ongi väga head need lahendused praegu, et enam ei pea raamatupidaja seda tegema, et nüüd saab ettevõtja sellega ise hakkama. Selliselt kirjeldab aastaaruande koostamise tööriista Minu ain looja raamatupidajate elu viimastel päevadel. Enamike firmade majandusaasta on kalendriaasta ning sealt poole aasta jooksul tuleb esitada äriregistrile majandusaasta aruanne. Ma arvan, et nendel väikestel ettevõtetel, kes ongi sellised taskuettevõtted, et neil ei olegi motivatsiooni seda jooksvat raamatupidamist pidada. Küll on aga oluline, et nad alustaksid sellega natukene varem, et me proovime ka pidevalt teadvustada ja raamatupidajad ka kõik igal pool annavad varakult märku, aga ikka 96% ettevõtjatest on see kohustus 30.06. Ja siis ikka nagu eestlasele meeldib viimase hetkeni viivitada. Neid firmasid, kes sellega hädas või siis lihtsalt ei ole viitsinud teha, on aga väga-väga palju. Täna hommikuse seisuga 300 000 ettevõttest iga teine. Mida me tegelikult riigi poolt teeme, see on üks kaunis tüütu kohustus olnud. Me oleme automatiseerinud juba äriregistris terve rea tegevusi. Iga toimingu pealt on ettevõtjal läinud 15 minutit kiiremaks ja täie hooga praegu käib see, et ka majandusaasta aruanded tuleksid andmete pealt automaatselt ise kokku. Trahv on 200–3500 eurot ja seda saab määrata ka korduvalt, kui ühest trahvist ei piisa. Näiteks 2024. aasta ees sai trahvi 44 500 ettevõtjat. Kui 3 kuud on juba üle läinud, võidakse algatada sundlikvideerimine. Nii on likvideeritud 25 000 firmat. Kas riik liiga karm ei ole? Majandusaasta aruanne on ettevõtte signaal ühiskonnale, et minuga on asjad korras ja minuga saab väga hästi tehinguid teha. Kui ettevõte on jätnud selle majandusaasta aruande tegemata, siis on see teistele temaga tehinguid tegevatele ettevõtetele või ka eraisikutele ikkagi natuke ohusignaal, et miks see on äkki mingi jama. Nii et esmajärjekorras peaksid sellest ettevõtted ise huvitatud olema. Ma arvan ikkagi, ta annab sellist usaldusväärsust, et omaniku kohustus on oma tulemusi näidata ja omaniku kohustus on ka seda aruannet esitada ja kui ta ei suuda ka sellega hakkama saada, et siis kas ta on siis päris õige partner. Majandusaasta aruanne tuleb esitada kõigil, olenemata kas firmal oli eelmisel aastal mingigi tegevus või mitte.